Anti, sina oled tänavuste Eesti meistrivõistluste Karksi-Nuia peakorraldaja. Räägi, milline on üldse selle Karksi-Nuia motokrossi ajalugu? Ajalugu ulatub siin ikka väga kaugele, et esimesed võistlused hakkasid siin 60ndate lõpus vanal Maier ajal. Siis sealt koliti Nuia järve äärde ja lõpuks seal keelati ära ja siis see, kus me täna oleme, siin hakkas kuskil 87-88 oli esimene võistlus, kui oli liidu meistrivõistlused korvidele. Et see rada on spetsiaalselt kunagi Vene lõpus tehtud kõik projektiga ja asjadega, ja siin me oleme üle 30 aastas. No milline see korralduslik pool üldse välja näeb? Kui varakult te juba hakkate võib-olla rajal toimetama, mingeid muid tegevusi tegema? No põhimõtteliselt on niimoodi, et täna saab cross läbi, siis maksimaalselt 6 aega tõmbad hinge ja siis ta mõtetes on pidevalt, et mida järgmine aasta paremini teha, kuidas teha, mida muuta. Et sisuliselt terve aasta otsa käib selle nimel töö ja põhitöö käib ikkagi 6 aega ennem ja kõige intensiivsem nädal aega ennem. Ja minu eesmärk on alati võimalikult nädala sees varakult rada valmis saada, et nädalavahetust ise nautida. Kas rada teete sina või on keegi abiks ka? Üldjuhul ikkagi mina nagu valmistan ette selles suhtes, aga lihtsalt crossipäeval on ametid teistmoodi jaotatud, aga mina valmistan raja ette. Kas oskad meile ka andmeid anda, kui palju on pealtvaatajaid olnud selle nädalavahetuse jooksul? Praegu siin niimoodi arvan, et 2 päeva peale kokku on platsi pealt läbi käinud 3000 pluss inimest. Ja kuidas sa ise võib-olla oled praeguseni korraldusliku poolega rahule jäänud? Väga hästi, et 2 ööd väga rahulikult saanud magada, kõik on nii hästi ei mäletagi, millal viimati oli. Mis võib-olla eelnevatest aastatest sai see aasta paremini tehtud? See aasta on kuidagi selle ilmaga selles suhtes edanud, et see rada kestab nii hästi, et me minimaalselt kastma. Et ilmselt see on nagu üks põhilisemaid asju, mis seda pinget maha võtab. Ühesõnaga ilmataadile sai tänavu aasta paremini makstud? Iga aasta on hästi läinud, 1 aasta on ära jäänud, et ilmaga on alati vedanud. Ükskõik siis on ta olnud meil varakevadel, suvel, sügisel. Kui palju üldse inimesi näeb vaeva, et see etapp saaks toimuda? No ma arvan, et kõik, kes siin on konkreetselt raja peal käe külge pannud, on siis nädala sees, eile, täna, et ma arvan, circa 15-20 inimest, kes on nagu pidevalt mingi asjaga seotud lõppkokkuvõttes. Aitäh ja soovime edu! Aitäh!